Ja Avavile kõlas nüüd, Viimsi pani palli mängu mustas särgis mängimas ja samas ka parim väravakütt Floral. Mängis nüüd Roseniga kokku, saab Pihlak palli tagasi, madal sender tuus väga ohtlikult ja siin mul eksin esimest korda 3 aasta järel. Južaninova mängis peaga ette Ivanovale, kes läheb sinna karistusala poole, teeb seal üle aastaid kasti sisse, kastub ka ja sealt saab löögile, Južaninova tõrjub Liimets. Anett Joandi ja Gerda-Liisa Matson, kui nüüd siin rebaneb latti kaugelt ja kas lööb uuesti, lööb veel ja sealt nüüd Vihman. Pihlak nüüd hästi annab sinna paremale äärele Ivanovale, Ivanova saab minna palliga karistusalasse joosta ja sealt otsib veel keskelt ja tuleb suluseis. Pall oli võrgus, aga Kudjavnina Kaalma püüab nüüd kannasööduga sealt Kudjavninast läbi mängida, see ei õnnestu ja Kudjavnina saab karistusalasse, Kudjavnina lööb ja jõuab plokki seal. Polsjanova tuleb Purgatsilt kastijoone tagant ja selle siis ei toime keegi Viimsi mängijatest, aga nüüd tuleb uus sender tuus. Kaalma jalg vahel, aga oht ei ole veel läbi, tuleb sealt Južaninova kauglöök ja Florasse on tulnud sender tuus ja Ivanova ja näitab kohtunik, et lükkas seal, on tal suht tühi maa minna. Sõidab karistusalasse jälle Matsonile, Matson lööb ja jälle Liimets tõrjub. Seal oli Laidmets peaga olemas, nüüd on ohtlik olukord, 2-1 vastu on tekkimas. Floral superrünnaku võimalus, kuidas see nüüd lahendatakse, Ivanova ja jäi seal Kaalma seal üksinda suutis. Floral veel hea võimalus tekkimas. Ja mida see? Ai seal jah, Hell natukene kehvasti tagasi Loime. Palli ette. Ja nüüd Alpuda ja nüüd on ohtlik võimalus Rebastel. Ja Viimsi teise poole ja parim moment, aga Laidmets väga kiirelt küsis seda palli ja Anastasia Južaninova uuesti ja see oli nüüd väga hea löök, aga Liimets suutis ammu nullile jäänud, aga täna siis mõlemad asjad korraga on juhtumas ja nüüd ongi nii, lõpuvile kõlab ja 0-0, nii et Viimsi kaitse Karmen Elisabeth Loime täna 0-0 viik Floraga. Mis su esimesed mõtted on, kuidas selle mängu kokku võtaksid? Mõlemad tiimid olid väga palju võimalusi. Mõlemad tiimid mängisid väga distsiplineeritult. Ma arvan, et Viimsi naiskond on seda kindlasti seda 1 punktiga väärt, sest et selle taga on nagu väga-väga palju tööd ja ma arvan, siinkohal me võime väga-väga uhked olla selles osas, et me täna siit punktiga koju lähme. Kaitsjana ka, et nullimäng teil pole tükk aega olnud ka, kuigi olete siin järjest võite võtnud, et Flora vastu ilmselt oli ikka päris raske seda nulli hoida. Tead, ma ütleks, et see hooaeg on nagu põnev, et iga tiim võib üllatada, et eelmises mängus ka me tegelikult teeme juba kohe alguses kaotusseisu. Ehk siis ma ütleks, et iga mäng on väga üllatav ja igalt poolt on võimalus punkte võita ja tegelikult on ka võimalus igal pool komistada. Nii et Flora endiselt on väga tugev tiim, olgugi, et neil on punkte vähem kui meil ja me oleme siis nagu tabeliliidrid, aga ma arvan, et iga tiim on võimeline siin veel väga-väga palju tegema, sest hooaeg on veel pikk ees. Sul oli 2 sellist minutilist vigastuspausi ka seal teisel poolel, et räägi, mis sul juhtus ja kas praegu on pea selge? Ma ei taha, kõik sihivad seda pead, et võib-olla nagu natuke varsti nagu enam ei isegi saa aru, mis ma räägin. Aga ei, jah, peavigastus ja siis taktikaline astpaus on ka vaja ikkagi mängus ära teha. Aga ei muretsenud, et kui minuti oled väljas, et siis ei saada hakkama seal, et Aila pidi kaitsesse langemas? Tead, usaldan kõiki oma tiimikaaslasi väga, nii et said ilusti hakkama ja sain 2 minutit puhata. No omavahelised mängud Florale siin varasematel aastatel ju 10 mängu nad järjest võitsid, aga nüüd sel ajal 3 mängu pole neile kordagi kaotanud. Kas olete leidnud mingi nipi või mingi võtme üles, et kuidas nende vastu mängida?
ma arvan, et me oleme tiimina lihtsalt rohkem kokku kasvanud, et kui mõelda selle peale, et meil on enamus mängijad ka varasemalt tiimsis olnud, et meil on kuidagi pigem, ma arvan, et me ise oleme sammu edasi teinud, et me suudame kõikide tiimide vastu võrdselt mängida ja see ongi meie võti, ma arvan. No, praegu augustikuus tabeli liidri koht, et kas siin olete natuke iseennast ka ületanud ja peate näpistama ennast nii-öelda või on see teie jaoks ootuspärane, et esikohal olete? Ma ütleks, et endiselt hooaega on veel väga palju minna, et selles mõttes ei rutta nagu ette asjast. Aga lihtsalt ma arvan, et tuleb teha patsutus õlale ja tegelikult on kõik mängud olnud väga head. Okei, mingisugused vead on ikka olnud, aga ses suhtes me oleme lihtsalt väga hea pingutuse teinud. Et sellepärast me oleme siin. Aitäh, pingutage edasi. Tere, sul esimene mäng üle väga pika aja meistriliigas, et kuidas see üldse juhtus nii, et täna siia mängima tulid? Ma ei tea, meistriliigas on tõesti üle pika esimene, aga ma praegu olen esiliigat mänginud päris tublisti, nii et tundus nagu loogiline tulek. Ja vist praegu on, või mitte vist, vaid meil ongi nagu natuke vigastustega probleeme ja tekkis võimalus mul tulla endal ja aitasin neid natuke. Ja no kohe tulid siin põhikoosseisu ja kuskil seal 4. minutil juba oli võimalus värav ka lüüa, et räägi sellest ka, et kui palju ruumi seal tundus olevat, et kuhu see pall lüüa ja kuidas välja tuli? No natuke oli nullnurk, aga ma proovisin, aga vasak jalg ei ole päris see, mis on paremini, et läks natuke halvasti. Oleks saanud natuke paremini mängida võib-olla. Aga üldiselt, kas see 0-0 tundub teie jaoks pigem nagu 2 kaotatud punkti? Ta on natuke kibe, aga ma ütleks, et väga võrdne lahing oli selles mõttes, et aga Grammika on muidugi rohelised prillid ees ja olime paremad, aga ei tulnud seda hiile täppi täna. No mida seal siis paremini oleks veel pidanud tegema, et need väravad oleks ka tulnud? Me natuke oleme liiga lahked, jagame sööte seal viimasel kolmandikul, et tuleks võtta natuke seda otsustavust ja ise proovida peale lüüa. Paar korda proovisime, olid päris head võimalused, oleks pidanud natuke rohkem. Flora 8 aastat järjest on meistriks tulnud, nüüd natukene harjumatu olukord, liidrist küll 2 mängu varuks, et kuidas seda olukorda näed, et enesekindlad te olete, et ikkagi selle esikoha sel aastal ka kätte saate? Aega veel on kõvasti, meil pole vist, ma ei teagi, kas on poole peal või, meil on paus olnud, et no täpselt, meil pole hooaega läbigi veel, nii et meil on veel minna, küll me kogume hoogu veel natuke. Aitäh, head hoogu teil!